kindel, et paljudega meie seas toimus midagi niisugust, et keegi tuli meie juurde ja hakkas rääkima oma probleemidest. No kuna eriti me oleme katoliiklased, siis peame aitama teisi inimesi ja see inimene täitsa vabalt oleks võinud rääkida oma probleemide eest. Me kuulsime tähelepanelikult. Äkki tuli isegi niisugune mõte, et me ei saa aidata seda inimest. No ei tea, kuidas aidata. Aga saime ka sellest aru, et kõige tähtsam võib-olla selle inimese jaoks on see, et me kuulame teda. Ja tõesti oli niimoodi, et tund, 2 tundi, võib-olla vähem, kuulsime seda inimest, ta läks ära, suur tänu, tuli suur kergendus ja aitasime seda inimest. Aga võib-olla olid ka niisuguseid olukordi, et seesama inimene tuli teine kord meie juurde, 3., 4. kord. Lahendust ei olnud, aga tal oli vaja rääkida oma probleemidest. Ja kas see oli hea hoiak meie poolt? Muidugi pidime kuulama see ka mingis mõttes abi meie poolt. Aga vaadake, mis toimub, kui me pöördume Jumala poole ja tahame, või keegi teine pöördub Jumala poole ja tahab, et tema lohutaks teda. No on mõned probleemid ja tahab saada kergendust. Võib-olla, kui ta palvetab, kui ta pöördub Jumala poole, siis mõne aja pärast, tunni aja pärast, 2 tunni pärast, kui on nii palju kannatlikkust sellel inimesel, siis tuleb mingi kergendus. Aga niimoodi ei toimi. Jumal saadab meile püha vaimu, kes on ühelt poolt lohutaja, ta tahab lohutada meid, aga eelkõige ta tahab, et tuleks mingi lahendus. Et tahab, et me oleksime tugevamad pärast seda, kui me palvetame. Ja väga tihti Jumal muidugi lohutab meid, aga ka ütleb, et sa pead ise midagi tegema. Mitte ainult kaevama, et kõik on halvasti, tee midagi, ole koos Jumalaga, otsi Jumalat igas olukorras. Ja kui me ise seda ei tee, aga lihtsalt tahame nagu teiste inimestega lihtsalt rääkida oma probleemidest, siis eriti suurt kasu sellest ei ole. Tegutsege. Me peame tegutsema ja peame otsima Jumalat kõikidest nendest olukordades, kus meil on eriti raske. Võib-olla siis me just nende olukordade kaudu me võime kohtuda Jumalaga. Ärge unustage, et 2 nädala pärast toimub meil valguse tee, see on niisugune ristitee jalgratastega. Tegutsege, kes suudab, osalege selles või teistes üritustes. Tänu sellele me võime tunda, et Jumal on koos meiega ja ta aitab meid mitte ainult sellel Jumala teenistusel, aga oma igapäevases elus.